Liivamägi. Liivamägi üngas, kas sellega mingit pärimust või asja? Rahvalik nimetus Liivamägi ja teist nimetust pole temal olnud. Ainult temaga nüüd piirneb see, üks Venevere koppel. Ja vot sellega on mingisugune niisugune määratlus on. Seal kasvab üks tamm, aga see, kui vana see tamm saab olla, minu võib-olla on 150 aastat, see vanem ei ole. Aga miks see tamm siin on kasvama jäetud või ei tea. Aga jätkame sellest I-aluse küsimusel. Ja selle I-alusega oleks nagu olnud peaaegu kõik. Ainult, et seal oli põlismets ja seal see ohvrikivi, mida ühel korral intensiivselt nüüd tagasi palju, 5 aastat selle Tiiu neljandikuga otsisime. Ja kus ma olen, kuule, ei tea 40 aastat tagasi viimati käid, ei leidnud selle kivi üles ja nagu ütlesin, et kivi on ära virutatud. Muidugi see kivi on seal järgi kindlasti, kui selle üles leiame. Ja aga, et nüüd selle sama lähedal, selle Koduse küla algul, sellele ühele taluperele pandi selle talupere nimeks Iiela. Iiela, seal elas Taelade. Tael oli ta, ilmselt tuli 1914. aastal kooliõpetajaks Võhma algkooli. Ja muidugi allikaid sellest teemast me räägime päris pikalt vist, eks olnud. Päris pikalt siin eelmistes mingisugustes saadetes. Päris pikalt rääkisime. Ja teisi niisugusi otseselt ohvri, on veel räägitud, on seal see ohvrikivi on seal Muikel tee ääres. See oli nagu, suurte kirjanduse pole ta pääsnud, et see nagu põletusauk on seal kivi peal olemas. Mitte vahekivi või vahakivi, aga üks teine kivi, selles natukene põhja poole üle tee. Ja siis Allikapere talus on sealt Allikast on ka leitud rahasi, väga vanasi rahasi. Kas nad on sinna kogemata sattunud? No ei tea, ega vanasti seda raha niisama ei loobitud, kui nii hakkab mõtlema. Ja siis tuleb teine lähemalt, tuleb see nõnda nimetanud Kingu Krõõda nõiakivi. Et see Kingu Krõõdale omistati see nõia omadus. Ja et see oli tema, see Ansurahva suurkivi, vahest ka siis nimetati see Suurejärve nõiakivi, need olid kõik seotud selle Kingu Krõõdaga, kuna tema elamiskoht on vahetult selle ligidal. Ütleme ainult võib-olla, kui praeguse mõiste järgi, pool kilomeetrit eemal. Ja muidugi see tuntud, kui see Kingu Krõõd ära põletati nüüd praeguse selle Sagadi ja Palmse piiri peal Ojaäärse lähedal. Et vot see sai selle poolest tuntuks. Muidugi selle kohta on ka väited käinud veel, on kahepidised, et kas see ikka oli see õige kivi, kus see Krõõd ära põletati. No ega me keegi seda ei tea. Aga kuna ta on
kirjandusse ja selle kaudu inimeste teadvusse läinud. Ta võis nii ka olla, aga ega no päris tuulest ei ole ka midagi võetud. Ja mida ainult tahtsin lisada nüüd selle Antsurahva suurkivi või Suurejärve suurkivi, mitu nimetust, et see on avalikust kirjandusest ja ka keskkonnakaitse kirjandusest, nagu nüüd Lahemaa liinis, on päris välja jäänud, seda kivi ei ole ametlikult olemas. Aga mina olen selle kivi isegi ära mõõtnud aastaid tagasi. Ja on see kindlasti kuskil mustand kirjamärkmetes olemaski. See on suur kivi. Ümbermõõt oli tal, kui ma võib-olla palju ei valeta, võib-olla ta oli 20 meetri ringi. Aga ta eriti kõrge ei ole. Aga muidugi nüüd on ta kasvanud, tollal oli noor lepik oli seal päris ääres, nüüd ta kindlasti on suures lepikus, et enam niisama teda ei leia, sa pead minema teda päris otsima. Ja mis nüüd veel? Mis konkreetne pärimus selle kiviga seotud sulle on? Selle Antsurahva kiviga, sa tead, jutte? Ainult selle kivi kohta, et selle vanainimese nimi, ta elas Vihasus. Kas ta oli ta mitte Roopa, ta oli siis 99-aastane või oli 100, oli juba täis jutustas, et olid küsinud, et kus see, mina küsin, et aga kus see kivi sinna siis tuli. No eks Kingu Krõõt ikka toonud selle kivi sinna. Aga Kingu, et oma põlla pealt ta ikka toonud. Aga selle Kingu Krõõdast veel konkreetselt, ma olen seda ka mitmes jutuajamises maininud, et miks siis selle nimetatud Krõõdale, selle talunaisele, omistati see nõia nimetus ja ta ära põletati. No ütleme, nagu öelda keskajal, see usukultus ja see nagu hea ja kurja, see vahekord, see pidi ikka väga konkreetne, väga terav olema. Näiteks ma olen seda ja mitmed korrad varem oma juttudes nimetanud, et Krõõt oli öelnud, et nad tahtsid mind ära uputada, aga sain hobuserauva naela omale hammaste vahele võtta. See oli siis Suurejärve Koplis, seal on see 2 niisugust vee sügavikku, kus on niisugune, alati niisugune seisev vesi oli. Et tahtsid mind ära uputada, et sain hobuseraua naela omale hammaste vahele võtta. Et kus niisugune ütelus või mis mõttega? No see on niisugune kummaline. Ja tollel ajal Võhma küla, ta on praegast, on see Väljarahva talu, vanasti oli Välja, nimetati. Seal Rehealune oli tie ääres, peksti või varati seda rukist ja Krõõt oli läinud sealt mööda ja oli visanud käntsaka liha ukse vahelt sisse. Oli öeldud, et sööge ka. Ja siis teine jutt oli sama selle Väljarahva, see oli siis varasem jutt selle viljapeksuga, et oli tulnud küla poolt suur siga, vanasti oli mood, sealt oli lahti mind. Siga oli tulnud
oli lömps võtnud sealt seda vilja maast ja peremees oli öelnud, et näe, Krõõt käis selle oma saamas. Vot niisugune ütelused. Ja ilmselt vaata niimoodi omistati, kuna ebausk oli väga suur. Niisugused teatud inimesele, kui ta oli võib-olla see Kingu Krõõt võis olla väga tark naine. Ja kindlasti oligi. Omistati nõia omadused. Ja tema võis ka tulla sinna seana. Tuli ta sinu viljahunnikust, tead. Võt niisugused ütelused. Ja sellest Kingu Krõõdast ja mina nagu rohkem ei tea ka seda ärapõletamise ja jutt, nagu seda me rääkisime. Ja muidugi selle, et seal Vatku külas on ka seda kutsuti ka sellest külast põhja pool, seal on ka allikad ja mäenõllad. Seda on nimetanud nagu kas Iie metsaks või. Aga siin eelpool jutus, nagu rääkisite, et see Võhma ja Ilumäe vahel nimetanud Kotkamägi, et ta oli siis ikkagi paalenite poolt niisugune tähis, tal on kirjad muidugi peal, nagu siit on, et oma paalenite suguvõsa valitsemise aja mälestuseks tehtud, kuna selles ümbruses olid kõik paalenitele kuulunud 7 küla. Need olid see Kotkamägi on nagu keskkoha peal, aga see samba koht ise asub Iidse muinaskalme peal. Kas katsud ühelt poolt seda küngast või teine poolt, igalt poolt tulevad muinasmatuste jäljed välja. See oleks nagu nende pühapaikade kohta kõik. Ma seal kiriku asja ei maininud, ainult ütlen seda, et kui see praegune Ilumäe koguduse maja ehitatud 1910, selle koguduse maja, vanasti nimetati teda leerituba või leerimaja. Selle ehitusel, vundamendi kaevamisel oli tulnud inimluid välja. See oli liivane ala. See on siis praeguse selle kogudusemaja põhjapoolsest alalt. See oleks nagu selle kohta minu poolt kõik. Alar, sina oled nüüd nõidjad ja sind just praegu tuli jälle seesama Krõõdateema, et sa oled selle üle mõelnud, et sa ütlesid, et sind see libahundi Tiina teema on ka huvitanud. Kas sa oled seda kuidagi reflekteerinud endal või? Sa mõtled nüüd mille koha pealt, et ma jah, kui sa vihjad sellele libahundile üldse, siis jah, et see on tõsi, et ma olen siis seda hundiks olemise teemat natukene enda jaoks mõtestanud lahti ja uurinud ja püüdnud aru saada, et mis see libahundiks käimine siis oli ja mis ta tegelikult siis ei olnud. Ja ega mina ju ei tea, mis seal päriselt siis oli, et olen ma ka ainult siis nagu mõnede inimeste käest kuulnud ja üldiselt ega inimesed sellest väga rääkida ei ole tahtnud. Et seda teemat on kuidagi nagu natukene
justkui kuidagi peljatud, et see on nagu olnud ju arusaadav, et viimasel ajal on ta olnud võrdsustatud nõidumisega ja nõidumine oli üks suurimaid pahesid, et võib-olla nii nagu nõukogude ajal võib-olla siis nii-öelda sellise vastupropagandaga võrdub, et ta on üks suurimaid siis nii-öelda kuritegusid. Et minu jaoks on see olnud tegelikult üsna selline lihtne ja maine teema, et minu jaoks sai ta et ma olin samamoodi, et hästi pikka aega arvanud, et see on mingisugune muistend, mida tegelikult ma ei osanudki nagu seisukohta võtta, et kas seda nagu arvati või kuidas seda seal, mis seal siis tegelikult võis toimuda, et ma nagu väga ei olnudki sellesse süüvinud ja olin last sellest kuidagi endast mööda nagu ühe nagu muistendite teema. Et nii kaua kui siis see oli siis see oli, mis mõisas see nüüd oligi? Oli see Vihula mõisas, ei, Sagadi mõisas käis siis rääkimas Tiina, ei tulegi enam meelde, üks doktorant, kes siis oli teinud oma doktoritöö sellest ja et ta ise nagu pigem nii-öelda sellise kristliku taustaga, et oli siis tahtnud ka nagu aru saada, et kuidas inimesed on rumalaid asju uskunud, on ju. Ja et oma siis sellest tööst tõi ta välja, et ta ei saanud nagu kuidagi pärast seda töö kirjutamist enam endiselt mõelda, et ta sai aru, et see kõik oli toimunud ja et see kõik oli natukene teistmoodi, kui võib-olla siis meile nii-öelda nagu nende kõige et kuidas meil on nagu tavaliselt enamasti sellest räägitud, et enamasti on tahetud rääkida ikka sellest, mis on huvitav, et huvitav on see, kui üks ilus noor naine käib lambaid murdmas, et see on igal juhul ületab uudisekünnise. Et selle taga oli siis eelkõige selline väekogumine ja et oli nagu palju asju, et enamasti kasutati seda ikkagi pikkade maade läbimiseks ja mingisuguste raskete asjade siis ületamiseks, et nii-öelda nagu väge koguda, et nii nagu ma olen toonud näite, et meil käib libahuntlus täie rinnaga, et kui näiteks pane mind või siis veel siin tuhandeid inimesi, pane ühel hetkel näiteks suusatama ühel talvepäeval lihtsalt, et mine suusata ja sa suusatad ära üks 20 kilomeetrit, 30 kilomeetrit, 40 kilomeetrit, oled surmväsinud ja siuke tunne, et enam sammugi enam ei jõuaks edasi minna. Aga siis tuleb üks päev, kus on Tartu maraton ja 5000 inimest või palju, eks ole, kõik osad, kes ütlevad, et pole nagu suurt trennigi teinud, on ju, lähevad ja sõidavad see 65 kilomeetrit seal ära, ja pärast lähevad veel pitu ka, et kus see jõud siis tuleb, et kuskilt ta peab ju tulema, et see selline nii-öelda väekogumine ei ole midagi sellist